ma isegi ei tea, kui vana ma olin, aga mul hakkas onupoeg sõitma motokrossi ja sealt sai nagu minu perekond üldse nagu suurema sellise tõuke motokrossi poole. Siis saigi tema vana Tsikkel ostetud, kui ma olin 12. Suurema pöördepunkti sai siis motokross siis, kui tuli Adrenaliin Arena omanik Peeter Põldaru minu ellu, kes siis hakkas mind sponsoreerima ja võttis mind enda tiiva alla trenni ja tegeles minuga väga-väga palju. Ja sellest hetkest siis olengi tegelenud motokrossiga väga tõsiselt. Motokross kõige rohkem, ma arvan, et on andnud mulle sellist analüüsivõimet ja kainet mõistust, et pärast sõite toimub tihti analüüs, kas siis läbi videote või siis läbi kellegi teise pilgu. Ja see on ka muus elus, ma arvan, edasi kandunud, et kui midagi toimub, siis ma suudan sellest nagu õppida ja minna edasi. Ja siis ka veel selline rahu, et iga asja peale ei lähe võib-olla endast välja ja eriti just pingelistes oludes, kui on võistlussõidud ja on tihe pusimine, siis suudad jääda iseendaks ja teha oma asja, et ükskõik, kus mujal elus seda läheb vaja, ma arvan, et see on suureks abiks. Lisaks siis veel õpin ülikoolis kehalist kasvatust ja sporti, ehk siis põhimõtteliselt treeneriks. Ja see on andnud mulle väga palju kaasa selles suhtes, et ma suudan omaenda keha palju paremini kuulata ja aru saada, et mis toimub, kui mul mingi raske moment võib-olla on või isegi hea moment, et miks see on ja kuidas see on tulnud. Ja samuti, kui ma annan trenne näiteks väikestele, siis ma suudan nendega palju paremini hakkama saada ja aru saada, et miks nemad nii käituvad ja kuidas neid paremini siis sõitma õpetada ja kuidas nendega üldse läbi saada. See on minu ala, mulle meeldib see ja kui seda juba teha, siis seda teha 100-ga ja see ongi minu elu.